Tšau, ma olen Nöpp ja ma olen saates Minu Backeri lood ja ma siis räägin teile mõned lood, mis minuga karjääri jooksul juhtunud on. Näiteks päris hea mitu aastat tagasi soojendasin Netsky'd siis Rock Cafe's ja olin seal Backeris. Parasjagu mingisuguse, mäeta, kes mõne tehnikuga või kellegiga rääkisin seal pikalt juttu, räägin, et kuidas mu karjäär vist oli tol hetkel läinud ja et nüüd ma siis kutsutigi siia seda Netsky'd soojendama. Selle peale nurga tagant tuli Netsky ise tuli It's Netsky. Ja siis ma nüüd siiamaani on meeles siis, kuidas tema nime hääldama peab. Siis umbes samal ajaperioodil, ehk siis ka ma julgeks öelda kuskil 5 aastat tagasi, esinesin Ateenas ja olime seal, mul oli helimees ja valgustüüp olid ka kaasas. Ja pärast meid esines selline artist-produtsent nagu Kavinski ja tol hetkel minu jaoks väga tuntud nimi, et tegi niisuguse asja nagu Drive'i soundtrackini. Ja siis tüüp lendab järsku meie Backerisse, lendab sisse, et niisugune hallipäine tüüp, prantslane ja siis guys, let's start drinking, et hakkame jooma. Ja siis ma tol hetkel mäletan, ütlesin ka talle, et tead, et ma ei ole veel esinenud, et ma enne esinemist väga alkoholi ei pruugi. Ja siis tüüp vaatab mulle segaduses, vaatab otsa, et what is this? Are you gay? ja see oli päris huvitav. Ja pärast seda siis ikkagi proovis meid utsitada, et ikkagi kõik tõmbaks nagu peo käima. Ja siis, kui ta lavale pidi minema, ta pidi juba olema laval, siis tuli jälle meile uks lahti. Ja ütles, et poisid, teil päikseprille on või? Ma kunagi ei lähe lavale ilma päikseprillideta. Siis minu tiimist siis valgustaja andis raske südamega, andis oma päikseprillid, andis siis Kavinskile ja mitte kunagi tagasi ei saanud. Nii et Kavinski, kui sa seda videot vaatad, siis Timo ootab oma prille tagasi. Kunagi esinesime Chinchillaga Itaalias ühes telesaates, esitasime siis seda faktissapi ja meile öeldi, et tehke see esinemine ära, siis te tulete kohe esinemiselt otse liigute see oli suur mingi publikuga saal, et tulge sinna ette ja siis saatejuht tuleb teie juurde ja siis ta esitab teile itaalia keeles küsimuse ja siis meile siis kõrva tõlgitakse ära, et mis ta küsib ja siis võite inglise keeles nagu vastata. Esineme ära, läheb kõik hästi ja siis ma lihasmälust esimese asjana, mis ma teen pärast esinemist on see, et ma võtan kõrvamonitorid, võtan ära. Pumps! Läheme sinna ette, olen küsimuseks valmis ja siis ongi saatejuht küsib mu käest itaalia keeles siis. Paneb mulle siis mikrofoni paneb ette ja siis mulle jõuab kohale, et mul on kõrvamonitorid, mul ei ole ju kõrvas. Ja siis ma olin selle peale nagu avasti kõrvamonitori kiisti kõrva ja siis kuulsin nagu viimase sõna sealt inglise keeles, kuulsin viimase sõna ära. Ja siis ma õnneks selle koha pealt nagu sain aru, millest see küsimus oli, ja siis sain nagu vastata. Aga see hetk ka, et sa oled seal südame rahuga, mis küsimus on, ja siis järsku saad aru, et sa ei saa mitte midagi aru, mida su käest küsitakse. Kõrvamonitoridest rääkides, kunagi oli Tartus oli üks kontsert Shootersis ja nende sünnipäeva mul sõbrad nagu tegelevad seal sellega, siis ma iga kord hea meelega käisin seal esinemas ja siis üks kord oli ka niimoodi, et lähen lavale, inimesed karjuvad mingi ja siis tunnen ka, et ma olen ka enda panen siis nagu intro panen tööle ja siis järsku avastan, et mul ei ole kõrvamonitore. Ja see on mul nagu selles mõttes täiesti, ma ei saa ilma kõrvamonitorite esineda, sellepärast, et sinna tuleb mul mingid klikid ja kõik asjad ja ma kuulen seal, mul ei ole isegi lavamonitori, ma ei saa esineda ilma kõrvamonitoride. Ja siis ma olen seal laval, kontsert juba käib ja mul ei ole kõrvamonitore. Siis sel hetkel mul oli kohe seljakott oli seal kõrval. Hakkan seljakotist, hakkan otsima, vaatan kõrvamonitore, seal ei ole. Olen siis laval, intro saab otsa
siis ma täiesti ei osanud midagi muud teha, panin intro uuesti käima. Sama ajal siis mõtlen, et jooksen, siis sealt siin on lava, siis seal ütleme mingi 20 meetrit sinna poole oli backstage'i uks. Siis ma olen nagu tavai, mul siis järelikult kuskil jope taskus. Proovin backstage'i, samal ajal publik kogu seda asja näeb, kontsert peaks käima. Ja siis ma tol hetkel esinesin veel üksi, mis on eriti hull. Ja siis ma läksin, siis vaatan, backari uks on kinni, siis ma olen siis tuli turvameeste ukse lahti, lähen paanikas, lähen sinna, vaatan oma jope taskud läbi, vaatan seal ka kõrvamonitor ei ole. Täiesti paaniliselt jooksen tagasi lavale ja mõtlen, davai viimast korda veel otsin sealt kotist ja siis leidsin oma kõrvamonitorid, leidsin üles. Ja siis üks tüüp oli publikust karjus nagu, mis jätsid oma USB pulga maha või? Ja siis selle pealt sain nagu ehitada, aga see oli selles mõttes üks raskemaid kontserti algused, kus sa oled nagu sellises olukorras olnud ja siis proovid hakata sealt ehitama nagu mingit laivi enesekindlust, et see kindlasti on asi, mis jäi hästi meelde. Kui veel rääkida sellest, et mis on pannud nagu südame kiirelt põksuma, siis ka Nööpi algusaastatel oli mul, ma ei mäleta, kus saates täpselt, aga ühesõnaga ETV majas, siis ERR-i majas, mul oli mingisugune saatesalvestus, kus ma siis pidin mingit lugu, ma ei mäleta, mis oli, pidin esitama koos Keelpilli kvartetiga, et ma ise olin selle kokku leppinud ja vist teinud mingid sellised algelised seaded, aga mida ma ei olnud miskipärast päris 100% läbi mõelnud, oli see mingisugune tehniline lahendus, et kuidas ma siis nende Keelpilli mängijatega kuidagi süngis olen või mingisugune tehniline viperdus oli, et kui me hakkasime seda kiiresti asjad üles ja me juba filmime ja siis me läksime täiesti omavahel nagu sassi, et mina mängisin valeid asju, nemad ei saanud aru, kus ma olen. Laulmine läks selle pärast kõik pekki, ühesõnaga see oli täielik bardakk ja seal ei olnud ka võimalik, et me saame uuesti teha või midagi sellist nagu ajalises mõttes, sest saade hakkas peale. Ja siis mul oli see tunne, et nagu see ei saa minna eetrisse, sest see oli õnneks mõne tunnise või kiire eetesalvestus, isegi vähem. Ja siis mul oli selle peale, et kus režissöör on ja ma teadsin seda režissööri, kes seda siis ma olin nagu mingi paaniliselt, kus ma saan režissööri juurde, jookseb mööda seda ERR-i maja, jookseb ringi sinna uks lahti ja siis teeb, mis ma ütlen, ära pane seda eetrisse. Ja siis nad panidki lõpuks hoopis ühe eelsalvestatud siis, ma ei tea, mingi San Francisco loo. Ja niimoodi pääsesin ja siiamaani väga tänulik, et nad niimoodi olid nõus. Ja see oli suur õppetund, et kindlasti nagu ma ütlesin, pooliku ettevalmistusega ei tohi mitte kuskile minna. Et sul võib vahel vedada, et mingid asjad jooksevad kokku ja mingi juhe kuskil on olemas, mis endal jääb maha, aga jah, ilma ettevalmistuseta ei tasu minna kuhugi. Pigem enne lavale minekut väga alkoholi ei tarbi, sellepärast et eriti algusaegadel, et kogu see koordinatsioon, mis kaasneb Nööpi laiviga, on ikkagi korralik multitasking, et peab palju asju tegema koos, ühe nupu vajutud valesti, siis kohe on jällegi pahandus majas. Siis enne seda, kui me olime väga noored, siis me tegime niisugust bändi nagu Ansambel Meelik, millega me nüüd läksime uuesti Eesti Laulule. Aga see oli julgelt 15 aastat tagasi. Siis selle bändiga me olime vähe julgemad selle koha pealt, et ikkagi oli vähe laive, kus meil ei oleks olnud mõnda märjukest lava peal. Ja ükskord läks isegi see nii hoogu, et esinesime Patarei vanglas ühel koolipeol. Ja siis mäletan seda, et ma mäletan esimest 4 lugu ja siis pärast seda tulin teadvusele või mälu tuli tagasi, siis kui ma just läksin mingi sõbra korteris uksest sisse, kus toimus väike äftekas ja siis ma olin nagu poiss, kus live läks ja kuuldavasti väga hästi, et kes olid seal Patarei vangla peol, siis teavad, et ma mäletan näinud esimest 4 lugu. Rockstars! Ma loodan, et nendest kogemustest ma ikkagi oskan õppida ja järgmistel kontserditel samu vigu ei tee.
eriti sellel kontserdil, mis toimub 19. augustil A. Le Coq Arenal, mis on selle aasta ainus kontsert. Ja sest kuna on tegemist suure kontserdiga, siis ma loodan, et mulle kõrvamonitorid on kaasas ja kõik muu läheb ka väga ladusalt. Pileteid saad osta piletilevist, kui oled huvitatud, et sinna tulla. Kindlasti tule, sest äkki ikkagi väike lootus on, et midagi mul seal lava peal sassi läheb või lava taga. Ja kindlasti ära unustaga kuulata muud albumit Move Your Feet, mis on siis olemas Spotify's, YouTube'is ja igal pool. Ja näeme kontserdil.